Palvetame, et Jumala sõna ilmutus võiks meisse istutud saada. Isa, ma tänan sind, et su sõna on meie jaoks valmis pandud. Isa, palume täna ilmutuslikke teadmisi sinu käest. Isa, ava tõesti ka sõna uks mulle, kuulutada neid asju, mis on praegu veel salajas. Isa, et need tuleksid esile selguse, konkreetsusega. Ja isa, las me saade muudetud. Ja isa, et me võiksime luua ka selle õhkkonna, kus sina tahad tegutseda, kus sina tahad liikuda. Ja isa, et sa võiksid tõesti teha meie seas imesid, tunnustähti ja muuta meie elusid. Tänu sulle selle eest, mis sa teed. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Kiitus Jumala. Nüüd sa pead minuga koos ka usus olema. Minu heli ei ole kõige parem, aga see läheb paremaks iga päeva, iga hetkega. Amen. Kiitus Jumalale. Ma ei ole lihtsalt mitte rohkem bassi häälsemaks läinud, aga see lihtsalt kiitus Jumalale. Aga ma hakkan täna rääkima sellisest teemast nagu Jumala kartus. Nüüd ma räägin seda mitmel korral. See on üks teema, mida tegelikult, kui me oleme ausad, siis võib-olla kogudustes ei räägita piisavalt palju. Ja see on tegelikult asi, mida peaks nagu kindlasti palju rohkem rääkima. Ma tean, ma olen sarnastel teemadel, ütlen ka meie koguduses kindlasti rääkinud, aga see ei tee üldse halba. Sest et kui sa hakkad uurima seda piiblist, seda teemat, siis seda on üllatavalt palju seda sõna või seda väljendit. Ja tee minuga koos lahti Laulud 34 ja 1. Ja üks asi, mis peaks olema sinu igatsuseks, kui sa hakkad lugema seda piiblis, siis me peaksime tõesti tahtma, et meie elus võiks olla Jumala kartus. Ja sa pead olema ka aus. Kindlasti seda teemat kuulates võib-olla Jumal võib siin mingil kombel kõnetada. Ega see monitori tööta, midagi nagu kumiseb. Ära pane. Ei, võta see monitor ära. See häirib mind. ma ei hüüa nüüd vast kindlasti. Kiitus Jumalale. Laul 34.1. Ja siit ta ütleb siis, Taaveti laul, kui ta teeskles hullumeelsust Abimeleki ees ja see tema ära ajas ja ta läks oma teed. Ma tänan Jehovat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus. Jehovast kiitleb mu hing, viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Ülistage Jehovat ühes minuga, tõstkem ühes koos kõrgeks tema nimi. Ma otsisin Jehovat ja tema vastas mulle ning tõmbas mind välja kõigist mu hädaohtudest. Ingliskeelne tõlge tõlgib ka kõigist mu hirmudest selle salmi. Siis ta ütleb, kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende nägu ei tarvitse punastada. Siin see hädaline hüüdis ja Jehova kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikusest. Jehova ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab nad. Nüüd ma loen seda veel edasi, aga sa märkad, Jumala kaitse on seotud millega? Jumala kartusega. Vahest mõni ütleb, et ma tunnistan igal hommikul 91. laulu. Ja ma arvan, see ei üldse paha seda teha. Lugeda ja seda tunnistada. Aga sa ei tohi seda osa sellest lahutada. Sa ei tohi, nagu öeldakse, arvata, et nagu, see ei ole nii tähtis teema. On küll, see on üllatavalt tähtis teema piiblis tegelikult. Ja me peame seda ka vaatama, vaata vahel inimestele meeldivad mingisugused väga nii-öelda lemmikteemad. Eesti ütleme, kontekstis on väga sageli näha, kui tuleb trükist välja kas raamat tervenemisest ja tundub ka, et ka jõukusest, siis see müüakse väga kiiresti maha. Aga kui seal on mõni raamat võib-olla palvest või tegelikult selline raamat nagu Jumala kartus on ka muuseas olemas, see on küll ka vist juba läbi müüdud, aga nad müüvad palju aeglasemalt millegi pärast. Miks pärast? Sest et inimestele on mingid asjad, mis neile meeldivad. Ehk siis tegelikult sa pidid, me ka ütleme, meil lapsed on ka kunagi väikesed olnud, kui nad ei tahtnud oma soolast toitu ära süüa, siis me ütlesime ennem kui soolane toit ei ole söödud, magustoitu ei saa.
Ja samamoodi peaks tegelikult Jumala sõnas ka olema. Okei, sa tahad sellest jõukusest osa saada, sa tahad tervenemisest osa saada ja Jumal ei ole kade, ta tahab sulle neid asju anda. Aga tal on üks soolane toit, mis tuleb ära süüa. Ennem, kui sa tahad saada seda magustoitu. Ja peame meeles pidama ennem. Tegelikult ka Jumala kartus on väga otseselt seotud. Kohe me jõuame siin salmides, mis toob selle asja väga jõuliselt välja. Ja siin ta ütleb siis, Jehova ingel on leeline nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab nad. Niisiis, sinu nii-öelda mitte tervenemine ainult ka, vaid sinu kaitstus või sinu turvalisus on seotud Jumala kartusega. Nüüd meil on teistpidi üks nii-öelda negatiivne näide Piiblis Uues Testamendis. Ananias ja Safiral ei olnud Jumala kartust, sest et nad valetasid Jumala ligiolus ja nende jaoks ei olnud see mingi küsimus seda teha. Ja Jumal paljastas selle ja nad mõlemad kukkusid ajalise intervallidega surnult maha ja maeti maha. Miks pärast? Sest et neil ei olnud Jumala kartust. Ja sellega koos kadus ka, mis asi? Jumalik kaitse nende elus. Nii et see on üks asi, me peame aru saama. Nüüd mõni ütleb, et kas kõik kukuvad kohe surnult maha, kuna neil ei ole Jumala kartust. Nüüd Jumal on armuline ja ta annab sulle maad ja ma olen veendunud tegelikult sellist tüüpi asjad on seotud kindlasti kahe asjaga. Mõni ütleb, et miks jaoks need Ananias ja Safira moodi imesid? Miks sellist asju tänasel päeval kogudustes ei juhtu väga palju? Osalt on see selleski küsimus, et kogudustes ei ole ka sellist Jumala kartuse õhkkonda. Ehk siis seda, et ka inimesed, kes ise on Jumala kartuses, loovad selle õhkkonna, kus sellise valehoiakuga inimene ei saa püsida selles kohas. Ja see on asi, mis peab muutuma hakkama. Nüüd, kuidas see muutub? Üks asi, kui sa tahad muutusi näha, meil on vaja nendest asjadest õpetada. Ja see on see põhjus, miks ma seda teemat räägin ka. Ja 9. salm ütleb, maitske ja vaadake, et Jehova on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Kartke Jehovat, teie tema pühad, sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust. Nüüd Jumala sõna ei loobi niinimetatud üle rinna mingisugust asju välja. See väljend on eesti keeles olemas. Lihtsalt viskab midagi, vägev, sai öeldud midagi, okei, ma päris tõsiselt ei mõelnud. Ei, ta ütleb, et ei ole millestki puudust. Nüüd see haarab kõiki, mis asju, Jumala tõotusi, mis Jumala sõnas sulle kuuluvad. See puudutab nii tervenemist, see puudutab rahu, see puudutab rõõmu, see puudutab ka materiaalset jõukust. Ja kui ta ütleb, mitte millestki ei ole puudust. Kellel? Neile, kes kardavad Jumalat. Neile, kes kardavad Jumalat. Nüüd see peaks panema meid mõtlema selle peale, et kuule, no aga mul on ikkagi aeg-ajalt millestki puudust. Siis ma ütlen sulle huvitav võtme. Õpi rohkem Jumala kartust. Kasva selles rohkem ja see millestki puudust saab sinu elus kõrvaldatud. See on see, millele me peaksime vajutama. Jah, see ei ole vale uurida tehtud teemadest kirjakohti, nii tervenemisest või ka finantsasjadest, aga iva on selles, et sageli võib see element olla üks tõsine puudu asi ja ma olen tegelikult märganud, kogudustes on see päris tõsine asi tegelikult. Ja see on, nagu öeldakse, väga palju üritab ka kogudustesse sisse ronida just sükene eestikeelne hea sõna on lõtvus. Ja tegelikult see ongi Jumala kartuse puudumine, kus asjad muutuvad väga sükseks suvaliseks. Alustades sellest näiteks, et tea, kas peaks sinna kogudusse minema või vahet vahel ma ikka lähen sinna, nagu üles tõusis pühad, siis ma ikka läheks ja jõulude ajal käin ja vahepeal võib ka mõne korra käia ja ei tea, aga muuks, mul pole aega alati nii palju. Mis asi see on tegelikult? Jumala asjad ei ole olulised ja nad ei ole väärtuslikud. Ja sellepärast lihtsalt inimene ei pea seda oluliseks. Ja inimesed, kes ei ole, ütleme, ka päästetud, siis ei ole imegi, et nemad ainult jõulude ajal kirikusse jõuavad. Sest et nende jaoks ei olegi Jumal üldse oluline, sest et Jumal ei ole nende elus tegelikkuses. See, et inimene on kiriku nimekirjas, ei tähenda seda, et ta on päästetud. Mulle meeldib ikka see vana tuntud näide. Kas oled autogaraažis käinud?
ja võib-olla sa oled isegi seal tuut teinud. Aga kas sa oled auto? Ei ole. Kas sa oled kirikus käinud ja võib-olla oled seal ka tuut teinud? Ja kas sa oled nii-öelda saanud kristlaseks selle pärast? See ei pruugi nii olla. Midagi peab sinu sees toimuma. Mingi muutus peab sinu sees toimuma ja see on väga selge asi ja tegelikult see ongi just seesama pöördumine, uuesti sündimine ja see on midagi sellist, mis peab toimuma. Niisiis millestki ei ole puudust, kellel need, kes Jumalat kardavad. Just ütleb, noored lõukoerad närbuvad ja on näljas, aga kes Jehovat otsivad, neil ei puudu midagi head. Tulge lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Jumala kartust. Mida me võime siit aru saada? Seda, et Jumala kartust on võimalik õppida. Ja oleme ausad, seda ei ole kunagi meie elus liiga palju või piisavalt. Meil on vaja seda alati juurde, rohkem. Ja seda meil on vaja õppida. Ja see on tegelikult üks väga oluline asi ka, kui sa tahad, ka seoses tarkusega, tahad targaks saada, siis ei tohi kunagi panna sellesse positsiooni ja see asi on mul selge, no mis sa ikka siis räägid? Ei, kui sa paned juba ennast sellisesse positsiooni, siis sa ei ole õpetatav. Ja sageli inimesed, kellel on kes toetavad väga palju oma haridusele, mitte see, et haridust ei tohi omada, aga kes arvavad, see on neid nii-öelda kellekski teinud, nendel on võib-olla mitmekordsed kõrgharidused ja igasugused magistrid ja igasugused muud asjandused ja nad arvavad, et sellepärast nad on keegi. Ja nendel nime ees on juba doktor ja midagi taolist ja see ei ole vale neid asju omada. Selles mõttes, et ma tean mitmeid ka jumalasulasid, kelle nime ees on tõesti doktor. Ja nad üldse nagu ei ürita seda peitagi, selles ei ole midagi halba. Aga iva on selles, et kõige olulisem on see, et sa oled õpetatav ka pärast seda, kui su nime ees doktor on. Meil vist siin kedagi ei ole otseselt, aga kui sul isegi peaks olema, siis kõige olulisem on see, et sa tahad õppida ja Jumal tahab sulle õpetada Jumala kartust. Amen. Nüüd lähme Jesaja raamatu 33. peatükki. Jesaja 33 ja 5. Ja Jumala sõna on siin ütlemas, ehk siis ka jõuab öelda, et Jumal on ütlemas. Jehova on kõrge, sest ta elab kõrgel. Tema täidab Sioni õiguse ja õiglusega. Kui Piibel räägib Sionist, siis ta räägib ka võrdpildina Uue Testamendi kogudusest ka samamoodi. Tema on su aegade tagatis, abiküllus, tarkus ja tunnetus. Jehova kartus, see on Sioni rikkus. Nüüd ma loen sulle selle sama, inglise keeles on üks tõlge, mis on New International Version, mis on ka vahest huvitav lugeda. Ta ütleb niimoodi, see sama salmi, viimase just. Ta on kindel alus sinu aegadele, rikkalik pääste, tarkuse ja teadmiste varamu. Issanda kartus on selle varanduse võti. Või nagu eesti keeles ütles, abiküllus, tarkus ja tunnetus ja Jumala kartus on kui üks võti, mis avab selle ukse, kust võib tulla sinu ellu, mis asi siis? Abiküllus, tarkus ja tunnetus. Jumala kartus avab selle ukse ja sina võid sellise võtme Jumala käest saada ja avada selle ukse, mis toob sinu ellu väga palju asju, mida sa vajaksid. Isegi Saalomon sai pihta sellest, et tal on vaja tarkust kõige rohkem ja see tõi tema ellu mille jõukuse, rikkuse ja ka meelevalla ja isegi võimu tegelikult. Ja see on tegelikult väga oluline, et sa võid näha, need asjad on omavahel seotud ja mida sul on vaja Jumala kartust. Nüüd ma kinnitan neid asju ja jõuan ka kohe sinna selle juurde, mis see Jumala kartus ka oma olemuselt on. Nüüd vaatame veel laulud 89, 7 ja 8. Laulud 89, 7 ja 8. Ja siin ta räägib siis, viidates Jumalale, sest kes on pilvedes Jehova taoline,
kes on Jehova sarnane Jumala laste seas. Jumal on kohutav pühade salajases kogus ja ta on kardetav üle kõikide, kes teda ümbritsevad. Ja siin on jällegi hea lugeda, ma loen sulle King Jamesi tõlget sellest samast. 8. salmis ütleb, Jumal on väga kardetav pühade koguduses. Ma ei tea, miks ta salajane on seal eesti keeles, aga ja austust väärt kõigi poolt, kes on tema ümber. Me näeme seda, et need, kes on tema ümber, ehk siis kes on tema koguduses, need peaksid, mida nad tegema peaksid? Nad peaksid austama Jumalat. Ehk siis nüüd siin on tegelikult Jumala austamine ja Jumala kartmine on tegelikult põhimõtteliselt nagu synonüümid. See tähendab seda, et kui me räägime Jumala kogudusest, siis Jumala koguduses peaks olema Jumala kartus. Nüüd üks asi, mis ma igaks juhuks toon siia, kui ma hakkan selgitama seda teemat rohkem ka veel, Jumala kartus ei ole lihtsalt mingisugune traditsionaalne käitumine. Mis ma mõtlen selle all? Nüüd ma ei taha kedagi kogudust otseselt halvustada, igaüks teeb oma asju, mida teeb, aga endas kogudustes on niisugune reegel, et kui sa astud sellesse hoonesse sisse, siis sa pead oma hääle hästi vaikseks tegema ja rääkima niimoodi sosinal oma kaasinimesega. Nüüd, kui nemad on seda otsustanud, see on nende vastutus. Aga päriselt Jumala sõna ei ütle seda ja see ei väljenda tegelikult Jumala kartust. Sest et me ei pea seda hoonet kui sellist niivõrd kummardama. Me peaksime austama Jumalat ja tema asju. Nüüd on kaks eri asja väga paljus. See hoone või see ruum ei ole eriline koht. Jumal, kes on selles hoones või mitte ainult hoones, selles kohas, on eriline isik. Ja see on väga suur vahe. Amen. Mitte see, et me peaksime käituma ebasobivalt selles hoones, aga see põhjus, miks me ei käitu ebasobivalt, ei ole mitte hoones, vaid Jumalas. Ja see ei ole nüansi küsimus, see on väga oluline vahe. Ma loodan, et sa saad sellest aru. Ja mitte ma ei ütle sellega, et mine mõnda siis teise kogudusse, kus siis on sellised reeglid, et mine käitu seal nahaalselt ja ma ei tea, hüüa ja naera kõva häälega. Ma ei ütle seda, et ära käitu ebaviisakalt teistes kohtades, kui nemad on oma reeglid pannud sinna. Aga iva on selles, et me peame aru saama, miks me teatud kombel käitume. See on põhjus selles, missugune meie hoiak ja suhtumine Jumala suhtes. Amen. Nüüd vaatame esimese Saamueli raamatusse. Üks kirjakoht, mida ma olen sarnaste teemadega seoses päris palju kordi kasutanud. Ja see on 2. peatükk. Ja 30. salm. Nüüd siin ta räägib Jumala austamisest või mitte austamisest. Ja ta räägib tegelikult siis ka sellest, mis asi on Jumala kartus ja mis ei ole Jumala kartus. Ja siin ta kuulutab välja tegelikult Eelile ja ka tema soole põhimõtteliselt ühe väga karmi nii-öelda kohtumõistmise. Ja ta ütleb selle sees niimoodi. Sellepärast ütleb Jehova Iisraeli Jumal. Mina olen tõesti öelnud, sinu sugu ja su isa sugu peavad igavesti elama minu ees. Aga nüüd ütleb Jehova, jäägu see minust kaugele. Sest kes austab mind, seda austan mina. Ja kes mind ei pane mikski, on põlastus väärt. Nüüd, kuna see natuke vanemas eesti keeles, siis on hea siin lugeda jällegi teisi tõlked. Näiteks laiendatud tõlge tõlgib selle viimase fraasi niimoodi. Neid, kes mind austavad, austan mina. Aga need, kes mind põlgavad, peetakse vähe väärtuslikeks. Nüüd, siin on midagi väga tõsiselt. Kõik põlgavad. No mina kunagi pole ütelnud midagi, et ma põlgan Jumalat või midagi taolist. No ma ei ütle kunagi sellist asja. Nüüd me peame aru andma, et see sõna põlgama räägib siin ka tegelikult ebaoluliseks ja väheväärtuslikuks pidamist. Kas sa märkad, tegelikult ta kasutab siin vastandine niimoodi, et ütleb, et kes mind põlgavad, peetakse väheväärtuslikeks. Ehk siis nad peavad Jumalat väheväärtuslikuks ja sellepärast neid peetakse ka väheväärtuslikuks. Nüüd, mis tähendab peavad Jumalat väheväärtuslikuks? Nüüd, mis Jumal peab oluliseks?
neid on päris palju neid asju. Vaatame korra seda sama lugu, mille sees see on ja lähme siia natuke ettepoole, lähme esimese Saamuli siis 2.12. Ma tean, see kirjakoht on tuttav sulle, ma loodan, et see on tuttav, aga süvene minuga koos uuesti sellesse. Ütleb, aga Eeli pojad olid kõlvatud. Nad ei tahtnud tunnustada Jehoovat. Nüüd siin on ka hea jälle loendud siia vahele lainud tõlkes selle sama fraasi, ütleb, Eeli pojad olid alatud ja väärtusetud. Nad ei tundnud ega austanud Issandat. Nüüd ta annab neile juba siin alguses, selle loo alguses hinnangu. Mismoodi nad käituvad, oli tegelikult, mis asi see oli? Ta räägib siis, kasutab sükset sõnu, kus lainud tõlge, alatu ja väärtusetu. Kas pole huvitav? Meie tõlgib ta lihtsalt kõlvatuks. Ja siis ta ütleb, ja nad ei tahtnud tunnustada, või siis nagu lainud tõlge ütleb ka, et nad ei tahtnud austada Issandat. Ja siis ta ütleb niimoodi 13. salmis, lohen seda lugu, et mis nüüd hakkab sedama asi lahti rulluma sinu ees, mis siin oli toimumas. Ja mismoodi nad siis väljendasid mitte austust ehk ka Jumala kartmatust kogu selle asja suhtes. Ta ütleb, aga seda, mis preestril oli õigus rahvalt saada, iga kord, kui keegi ohvrit ohverdas, tuli preestri sulane liha keetmise ajal 3-haruline kahvel käes ja pistis selle katlasse või keedupotti või patta või anumasse, kõik, mis kahvel üles tõi, võttis preester enesele. Nõnda nad talitasid kõigi Iisraeli lastega, kes tulid sinna Siilosse. Nüüd me näeme, Jumal oli teatud reeglid pannud vanas lepingus paika, kuidas nad pidid tooma ohvreid Jumalale. Ja me näeme, siin nad pidid seda liha keetma ja siis pidid tooma selle ohvrina Jumalale. Ja preestril oli küll õigus saada sellest osa, aga mitte sellisel viisil, nagu nemad seda tegid. Ja me näeme, nad siis enese kasu ja oma meeldivuse põhjal eirasid, mis asju, Jumala reegleid või Jumala seadusi. Sest et neile tundus nii parem ja mõnusam ja tegid lihtsalt seda. Ja mis siis juhtub tegelikult? Edasi ma loen ka. Nõnda samuti tuli enne rasva põletamist preestri sulane ja ütles mehele, kes ohverdas, anna liha preestritele küpsetamiseks, sest tema ei taha sinult keedetud liha, vaid tahab toorest. Kui mees temale ütles, põletatagu enne rasv, nagu peab põletama, kas sa märkad, peab? See oli jällegi peale paika pandud ju Vanas testamendis neil seal. Ja võta siis enesele, nagu su hing himustab. Siis ta vastas, anna aga nüüd, kui mitte, siis ma võtan vägisi. Seepärast oli, nüüd pane tähele järgmist fraasi, noorte meeste patt Jehova ees väga suur, sest inimesed hakkasid roaohvrit halvustama. Nüüd me näeme see, mida ta ütles nende kohta nii-öelda seda diagnoosides seda probleemi, kui ma lähen tagasi 12. salmi, et Eeli pojad olid alatud ja väärtusetud ja nad ei tahtnud austada Issandat. Nüüd see oli siin samas selles, et need oli teatud viisid, kuidas nad pidid teenima Jumalat ja nad nii-öelda sättisid need endale sobivalt ümber. Mis selles on, aga neile meeldis niimoodi teha. Jumal ei kirjutanud sellele alla ja ütles, et nende patt oli veel väga suur pärast selle kohta andes diagnoosi. Miks pärast? Jumala asjad ei olnud nende jaoks olulised ega väärtuslikud. Amen. Nüüd see on reaalsus. Ma lähen nüüd 22. salmi siin samas loos veel. Loeme selle kogu selle loo ette. Eeli aga oli väga vana ja pidi kuulma kõike, mida ta pojad tegid kogu Iisraelile ja kuidas nad magasid naistega, kes olid teenistuses koguduse telgi ukse ees juures. Ja ta ütles neile, miks te teete niisuguseid asju, neid halbu asju, millest ma kõigelt sellelt rahvalt kuulen. Ei mitte nõnda, mu pojad, ei ole head need kuuldused, mida ma kuulen Jehova rahvast levitavat. Kui inimene teeb pattu inimese vastu, siis on Jumal temale vahemeheks, aga kui inimene teeb pattu Jumala vastu, kes võiks siis olla temale vahemeheks? Aga nemad ei kuulanud oma isa häält, sest Jehova soovis neid surmata. Aga see poiss Samuel edenes kasvus, meeldivuses nii hästi Jehova kui inimeste juures. Ja nüüd me näeme
tegelikult ma loen selle edasi veel. Eeli juurde tuli üks jumala mees ning ütles temale, nõnda ütleb Jehova, eks ma olen ennast su isa soole selgesti ilmutanud, kui nad alles olid Egiptuses Vaaro koja võimuses. Mina valisin tema kõigist Iisraeli suguharudest enesele preestriks, et ta ohverdaks mu altaril, põletaks suitsutusrohtu, kannaks mu palge ees õlarüüd ja ma andsin su isa soole kõik Iisraeli laste tuleohvrid. Nüüd, mispärast te tallate mu tapa ja roa ohvreid, mis ma oma elamus olen seadnud? Ja nüüd, kas sa märkad, sa austad oma poegi rohkem kui mind, et te endid nuumate parimaga kõigist mu Iisraeli rahva roa ohvreist. Sellepärast ütleb Jehova, Iisraeli Jumal, mina olen tõesti öelnud, siis ta läheb, nüüd tuleb see sama fraas, mida ma enne tsiteerisin kola. Tegelikult ma loen ta uuesti, see ei tee paha. Iisraeli Jumal, mina olen tõesti öelnud, sinu sugu ja su isa sugu peavad igavesti elama minu ees, aga nüüd ütleb Jehova, jäägu see minust kaugele, sest kes austab mind, seda austan mina ja kes mind ei pane mikski, on põlastus väärt. Ja me näeme, ta kulutab veel väga karmid kohtumõistmised, tema pojad surevad ühel päeval ja tegelikult lõpuks ka Eeli kukub nii-öelda ja saab ka surma. Me näeme, kui Jumal nii-öelda kõrvaldab nad kõik, mille pärast, kuna neil puudus tegelikult Jumala kartus. Ja sa mõtled, et see ei ole üldse kuidagi hea jutlus, see on kuidagi liiga tõsine ja karm. Mis sa tahad nagu mulle öelda sellega? Seda, et Jumal tahab, et sul ei ole millestki puudust. Aga ta tahab esmalt, et sul oleks Jumala kartus. Amen. Nüüd see mõni ütleb, et kas ma pean koguduses nii-öelda kikivarvul nagu käima hakkama nüüd? See ei ole selles teema. Me peame mõistma, et Jumala kartus peaks meid motiveerima väga paljudes otsustes ja asjades üldse, miks me teeme ja kuidas me teeme. Näiteks Jumala sõna on meile öelnud uues lepingus väga selgelt, ära jätta maha oma koguduse kooskäimisi. Nüüd, miks sa käid koguduses? No, pastor kogu aeg korutab, et peab käima. Väga vale põhjus. Väga vale põhjus. Sa ei pea mulle näitama oma nägu. Ja ma ei tee risti kirja, meil ei ole isegi kontrolli, et kes olid täna kohale. Ja kui ütleme, inimene ei ole kaua olnud, siis ma sageli ikkagi võtan vahest inimesega kontakti, et teada, aga mis ta ka juhtunud on või toimunud. Aga sellegi poolest see ei ole see põhjus, miks sa käid koguduses. Sa peaksid käima koguduses sellepärast, et Jumala asjad on sinu jaoks olulised. Ja see ongi Jumala kartuse väljendus. Ja see on see põhjus, miks. Mitte sellepärast, et me jälle peab ennast sinna kohale venitama. Me võiksid natuke need kooslekud lühemad ka olla. Mis nad seal nii pikalt sealt seletama? Ma tean, teistes kogudustes on ammu juba jutlus 15 minutiline. Miks see on 15 minutile? Sest et Jumala sõna pole enam oluline. Kui Jumala väärtused ja Jumala jaoks olulised asjad ei ole enam olulised, siis nad hakataksegi neid lühendama, vähendama, need ei ole enam tähtsad. Miks me räägime nii palju ja nii kaua Jumala sõna? Sellepärast, et see on nii oluline ja vajalik sinu jaoks. See on oluline aeg. Amen. Ka ülistus näiteks. Ma tahan tuua mitmetesse aladesse selle mõtlemise sinule. Miks me ülistame Jumalat? No, sellepärast, et Jumal on hea. Kindlasti ka. Aga sellepärast, et me peame teda ja tema asju väärtuslikuks. Näiteks see, et kui ülistusaeg on, siis see on see hetk, mis mitte miski muu ei ole enam tähtis. See on see, mida ma tahan nüüd teha. Ma kõik nii-öelda lülitan välja. Kõik aparaadid ei ole sel hetkel, ei pea töös olema. Kõik muud tegevused, mis iganes võiksid need ettega tulla, need lükkan praegu kõrvale, sest see on praegu väga oluline aeg, sest ma ülistan Jumalat ja tema on oluline. Sest et mul on tema suhtes austus ja tema suhtes ka Jumala kartus. Ja see ei tähenda ainult seda, et ma kardan, et äkki ta lööb mind maha nagu Ananias ja Safira. Nüüd ma loodan, et sa ei ole sellesse kohta jõudnud, et ta peaks midagi sellist tegema sinuga, vaid see ei ole, kui me räägime sellest väljendist Jumala kartus, siis see on väga paljus rohkem aukartus, mitte selline hirm, et sa kogu aeg ootad, millal nii-öelda sealt taevast nagu üldse see nui tuleb või välgunool sulle lendab. Samas siin on küll üks element, me näeme, Jumala kohtumõistmine on ka uues lepingus.
Me ei saa öelda, et seda ei ole. Me elame lihtsalt armuajal ja nüüd võime elada, kuidas tahame. Ei, see ei ole päris nii. Aga sellegi poolest see on see, mis peaks meie jaoks prioriteete paika panema. Või näiteks ka isegi andmine. Nüüd Jumal ei eelda seda, et sa pead igasse korjandusse kogu aeg andma. See ei ole küsimus, aga see sama, et kui sa annad, sa mõtled selle peale. Sest me näeme, kas nemad tõid ohvri, vana lepingu ohvri. Ja Piibel räägib sellest, et ka meie andmine on ka ohver Jumalale. Amen. Ja Jumal väga tõsiselt suhtus sellesse, kui nemad suhtusid vale hoiakuga sellesse samasse ohvrisse. Ma olen ikka aeg-ajalt vahest rääkinud sellest kortsutatud, kunagi olid meil kroonid ka, kortsutatud 1 kroonisest, mis oli sinna korjanduskarpi visatud. Ja millest see tegelikult rääkis? See rääkis inimese hoiakust. Okei, ta oleks viisakalt võinud ilusti voltida ja panna, kui tal on südames 1 kroon anda ja see, mis tal on, selles oli midagi valet. Aga ta lihtsalt selle mätsis kuidagi kokku ja siis poetas siin, et sai asi tehtud. Või nagu ma mäletan, nüüd mina ei jaganud asjadest midagi tolla esimesi kordi, kui ma üldse kirikusse sattusin. Täiesti mitte kristlasena. Siis minu vanemad ka, nad ei teadnud ka midagi ja nad teadsid seda, et kui sa võtad laululehe, siis sa pead sinna ikka selle rahakese ka panema, mis iganes siis oli ka kroon. Ja tavaliselt ikkagi kõige väiksema nii-öelda rahatähe. Ja see kast oli tehtud alati plekist, et kui sa paned mündi, siis see koliseb, see oleks ebamugav, et sa paneksid ikkagi vähemalt paberrahatähe. Et siis ta ei kolise vähemalt. Aga alati kõige väiksem pandi. Ja siis justkui sa laululehe eest nagu pidid maksma justkui piltlikult. See ei olnud see põhjus. Saad aru, inimesed ei tea paremini asjadest. Ja see ei tohiks ka see põhjus olla. Sina ei maksa selle eest, mis koguduses tehakse. Kui me võtame korjandust üles, siis ei ole, nagu öeldakse, tänane nii-öelda see asja hind, mis iganes tuleb manda sinna. Ei, see on see, et sa pead oluliseks Jumala asju ja tahad talle anda. Ja see on sinu jaoks väga oluline hetk. See on aeg, kus ma annan Jumalale selle, mis minul on südames. Ja ma usun, et ta annab mulle lõikuse. Ja ma pean, mis asja, seda andmist oluliseks. Amen. Ja siis ongi, jällegi see on Jumala kartus. Näiteks ka, kui me räägime ülistusest, me oleme isegi vahest, ma olen rääkinud ka sellest ja meil ei ole see probleemiks ka. Aga ütleme, ma olen vahest mõnes koguduses isegi olnud ja näinud sükest asja. Ülistus on käimas ja ülistajad isegi laulavad seal ja siis lapsed jooksevad seal samas ülistuse ajal ringi ja keegi isegi ei peata neid. Lihtsalt seal kas või lava eest läbi või isegi vahest, kui lava peal on nende ema või isa laulmas või midagi taolist tegemas, jooksevad selle juurde ja tirivad teda sealt siis kuskil kleidist või mis iganes, siis vahepeal lähevad minema ja mitte keegi ei sega, sest lapsed ju võivad ikka vabalt teha asju. Ei, sest et Jumala ülistamine on tähtis ja lapsed peavad sellel ajal, nagu öeldakse, järgima seda aru saama, et see on ka väga oluline asi. See ei ole see, et nemad peavad siis saama nüüd seda või teist või kolmandat või saama joosta või teha. Ei, see ei ole see aeg. Jumala ülistamine on ülitähtis hetk, see on oluline. Jumal peab olema nii-öelda meie tähelepanu keskmes selles hetkes ja meil on Jumala kartus ja sellepärast me peatame seda last ja korrigeerime teda ja ütleme, et ta ei saa nii teha ja eelkõige saame aru, vastutus on vanematel muidugi seda teha. Amen. Ja kui vanemad seda ei tee, siis mina olen selles suhtes üsna konkreetselt, et muidugi ma ei üle saali esimesel korral, ma lihtsalt ütlen talle privaatselt, et vaata, et su laps ei jookseks ringi sel ajal, kui on ülistamise aeg. Ja kui lapsed saavad vanemaks, siis on ka nendele endal väga oluline see, et nad õpivad ka ülistuse ajal, mida ka Jumalat ülistama ja käituma kohaselt. Nüüd mitte sellepärast, et pastor ütles, et ülistuse ajal ei tohi ringi joosta, vaid sellepärast, et Jumal on oluline. Amen. Kui pastor ütles, miks pastor seda ütles? Sellepärast, et Jumal on oluline. Sellepärast ta ütles seda. Ja amen. Ka isegi kui sina oma last korrigeerid, siis ära ütle, et pastor ütles, et seda tuleb teist kolmandat ja ütle, Jumal ütles seda. Siis muidu tal jääb ka mulje, et nagu öeldakse, pastor on see kuri onu siin ja kelle sõna järgi peaks ikka tegema seda teist ja kolmandat. Ei. Sa peaksid viitama ja Jumal ei ole ka mitte kuri onu, vaid et ta on oluline. Amen. Ja tema asjad on väga olulised. Ja me näeme siin samas need noormehed, nad põhimõtteliselt, nende jaoks nad nii-öelda, ta ütleb just, et see oli nagu põlastust väärt Jumala asjad. Ehk siis nad suhtusid Jumala asjadesse kui ebaolulistesse. Kui ma korra käisin sellest mõttest läbi,
et miks ma tulen kogudusse. Küsimus ka sellest, kui sageli sa koguduses käid. Sa ütled, aga mul töö ei võimalda nii sageli. Kui Jumala asjad on olulised, siis sa vahetad kas või töökoha selle jaoks, kas sa saaksid teha, mis on Jumala jaoks oluline. Kui Jumala asjad ei ole olulised, siis töö hoiab sind kinni. Ma ei ütle seda, et sa pead päeva pealt kohe minema astuma töökohast ja mis iganes. Ei, aga ma ütlen seda, et nagu öeldakse, sa otsid Jumalat selle asja suhtes, sa rakendad oma usku, Jumal annab ka sulle uue töökoha või annab sulle soosingut või mida iganes on vaja. Selleks, et sa saad käia koguduses ja mitte sellepärast, et pastor käis käia koguduses, vaid sellepärast, et Jumala kogudus on oluline. Jumala asjad on olulised ja see sõna, mis seal räägitakse, on oluline, see on väärtuslik. Ma tahan tulla ja tahan kuulda seda, ma tahan sellest osa saada. Amen. Või siis mõningad muud asjad näiteks. Ma arvan, et me peame tooma selle teema enda jaoks ka sükesesse tänasesse päeva. Meil on koosolek käimas ja ma olen puudutanud neid teemasid, aga ma pean ikkagi neid vahest puudutama. Ma ei ütle, et meil see probleemiks on. Aga paljud kasutavad tänasel päeval jutluse ajal piibli vaatamiseks mobiili. Miks mitte? Täitsa vabalt võid kasutada. Ma olen ise, kas on ka üldiselt väga palju kasutab igast digitaalseid vahendeid. Eks mul ei ole paberkujul paljusid märkmeid üldse olemas, nad on kõik digitaalsed, mul igasugustes tahvlites ja asjades võimalik neid vaadata. Aga kahjuks vahest need ei ole väga stabiilsed asjad. Sellepärast mul on sageli see, et mul on tehtud võimalus, et kui üks aparaat ei peaks toimima, siis mul on teine aparaat vähemalt olemas, millega ma saan selle asendada midagi taolist või saan teise aparaadi võtta. Aga okei, nüüd kuidas sina ka osutad, mõnel inimesel meeldib paberkujul piiblit lugeda, selles pole ka midagi halba. Aga nüüd, kui sa võtad selle mobiili kätte, siis ma olen sellest rääkinud ka varem. Ja kui sa teed selle asjanduse lahti, siis väga paljudel teil siin reas, kui sa praegu selle lahti teed, on terve posu igasuguseid hüpikvärgendusi siin. Juba üks sõnum ootab siin. Üks mingisugune, see nii-öelda sissekanne on selles keskkonnas ja selles kohas on ja siin on veel ja kui ta heli ka veel peal oleks, siis ta prauksataks ka sul kindlasti selle peale. Nüüd ja mis siis on? Sul on üks kiusatus. No piibel, aga vaata, siin on üks sõnum ootamas ju. Piiblit peaks, üks sõnum on ootamas. Ja siis sa nagu öeldakse, võitled iseenesega ja siis lõpuks, okei, vaatame selle sõnumi siis ära. Ja mis see oli? Mis on olulisem? Kas Jumal või see sõnum? Ja nüüd sa ei lähe põrgusse selle pärast kindlasti, aga see on seesama oluline, et kui me kasutame isegi praktilisi asju, tee enda jaoks neid kiusatusi vähemaks. Ma õpetan sulle, kuidas kogu see jama kõik ära koristada. Minul ei ole mitte ühtegi hüplevat asjandust siin, kuigi keegi vahepeal kirjutab mõne sõnumi, aga küll ma siis, kui vaja on, siis vaatan seda sõnumi, kui hetk on. Miks pärast, sest Jumala asjad on olulisemad. Jumala sõna on olulisem. Amen. Ülistuse aeg on oluline. Andmise aeg on oluline. Tema kogudus on oluline. Ja kõik muud asjad, näiteks nagu me oleme seda öelnud, ära kutsu mind pühapäeval sünnipäevale. Ma ei tule. Mitte sellepärast, et ma pean koguduses jutlustama, sellepärast, et Jumala kogudus on oluline aeg ja see on olulisem kui see sünnipäev. Amen. Ma saan aru, et on mõned erandlikud asjad, ütleme, kui sa satud pühapäevale ja sa võid selle erandi teha, kui sul on rahu südames, aga üldreeglina tavaliselt siiski see ei ole mõtet. Miks pärast? Sest Jumala asjad on kõige olulisemad. Ja kui sa paned enda jaoks prioriteedid paika ja piibel ütleb, armasta Jumalat üle kõige, ehk siis võiks öelda kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Millest ta räägib? Pane Jumala oma elus esikohale. Ehk siis, mis asi? Austa teda, karda teda. Amen. Nüüd lähme tagasi, me rääkisin korra Ananias ja Safira, jah, no niimoodi olid need. Nad kukkusid surnult maha, mille pärast? Sest nad valetasid. Ja miks nad valetasid? Sest neil ei olnud Jumala kartust. Ehk siis tegelikult nad ei teadvustanud enesele seda, et Jumal on reaalselt kohal. Nüüd, kas nad olid seda teoloogilist fakti kuulnud, Jumal viibib kõik ja väga võimalik, ma arvan, et nad olid koguduses käinud ju. Aga nende jaoks, nagu oleks, seal ei olnud mingit tähtsust. Nüüd, mis sinu suud hoiab rääkimast valet, on see sama, selle asja nimi on Jumala kartus. Ja mitte kartus niivõrd selles, äkki ma kukun suurelt maha nagu Ananias ja Safira, vaid see, et ma pean oluliseks. Jumal on öelnud, ma ei peaks valetama, hoidma oma suus. Nüüd,
siit tulevad mitmed asjad seotuna sellega. Miks teatud valed elustiilid ja valed käitumised ja valed suhtumised ja jumala asjad mitte oluliseks pidamine, mismoodi see mõjutab? See mõjutab sinu tervist ja see mõjutab sinu rahaasju. Mismoodi? Tal ei ole millestki puudust, see, kes jumalat kardab. Amen. Me peaksime nägema neid seoseid selles mõttes, et see on väga tõsine asi tegelikult. Vaatame ühte teist lugu veel piiblis, kus on ka näha sellest, kus Jumala kohtumõistmine tuli inimeste peale, kes, ja see on 3. Moosese 10. peatükk. Ja 1. salmist. Nüüd jällegi siin on tegemist Jumala teenimisega ja ka ohvri toomisega. Me näeme seda, et Jumala jaoks on väga olulised, kuidas tuuakse ohvreid. Ja tänasel päeval meil on uues lepingus on meie kiituse ülistuse ohver, amen, ja ka andmine kui üks ohver. Järelikult need 2 asja on olulised. Ja ta ütleb, aga Aaroni pojad Nadab ja Abihu võtsid kumbki oma sütepanni ja tegid neisse tule. Panid selle peale suitsutusrohtu ja tõid Jehova ette võõra tule, mida ta neid ei olnud käskinud teha. Kas sa märkad, nad teevad midagi, mis ei olnud Jumala poolt antud neile teha? Kui sa uurid just seda, et neil ei olnud antud voli seda teha. Nad teevad midagi, mis oleks pidanud hoopis teised nii-öelda tegema, kellel oli antud selleks volitus. Ja siis ta ütleb, siis väljus Jehova eest tuli ja põletas neid. Nõnda, et nad surid Jehova ees. Ja Mooses ütles Aaronile, see ongi, millest Jehova on rääkinud öeldes. Oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja kogu rahva ees ma teen nähtavaks oma au. Või King James tõlgib selle siis niimoodi, nende poolt, kes tulevad minu ligi, pean ma olema peetud pühaks ja kogu rahva ees pean me olema austatud. Ja siin selles loos lugu lõpeb siin meie eestikeelses siis sellise väga lühikese fraasiga, aga Aaron vaikis. Nüüd tema 2 poega kukuvad seal samas surnult maha. Miks pärast? Sellepärast, et nad käituvad mitteaustavalt ja ilma Jumala kartuseta selles situatsioonis. Tehes midagi, mis neile on antud voli, käitudes viisil, mis ei olnud Jumala jaoks aktsepteeritav. Nüüd see tegelikult on väga oluline, mismoodi me käitume ka Jumala kojas. Ma olen praegu õpetamas neljapäeviti ka seda teemat vaimus ja tões ja ma olen puudutas mitmeid selliseid teemasi ja ka isegi veidrusi, mida võib-olla kogudustes vahest tehakse seoses kiituse ja ülistusega. Ma ei hakka praegu siin kõik need kordama. Soovitan sul seda kuulata kindlasti, kui sa ise ei ole kohal olnud. Aga et iva on selles, me peame väga selgelt teadma, mis on korrektne ja mis ei ole korrektne Jumala ees. Jumal on pannud teatud printsiibid paika, teatud reeglid paika, ka uues lepingus, kuidas tuleb asju teha ja kuidas ei tohiks asju teha. Ja me peaksime seda tunnustama, pidama seda oluliseks. Miks pärast? Sest meil on Jumala kartus ja meil on ka austus tema asjade suhtes. Meil ei ole ükskõik selle suhtes, mis ta teeb või mismoodi ta teeb või mida ta tahab teha, vaid me peame seda väga oluliseks ja väärtuslikuks, mis tema on öelnud. See on tähtis ja me teeme seda. Amen. Ja siin on väga tõsine asi tegelikult. See võõras tuli. Mis asi oli see võõras tuli? Nüüd tehniliselt asi oli just nagu õieti tehtud. See oli see, et Jumal ei olnud neid käskinud seda teha. Ja tegid midagi nii-öelda, koppisid kedagi nii-öelda järgi või tegid kellegi teise asju järgi, mis ei olnud nende voli. Et see on väga tõsine asi, et me peaksime tegema seda, mis Jumal on meil käskinud teha. Amen. Nüüd vaatame ühte lugu veel. Tuleme otsaga Uude Testamenti. Markuse 6.1. Ja siin on juttu Jeesusest.
Markuse 6:1 ütleb, ja ta läks sealt ära ja tuli oma kodukohta ja ta jüngrid järgisid teda. Ja kui hingamispäev tuli, hakkas ta koguduse kojas õpetama. Ja paljud, kes teda kuulsid, hämmastusid väga ja ütlesid, kus sellele see kõik on tulnud ja mis tarkus see on, mis temale on antud. Ja kuidas niisugused vägevad teod sünnivad ta käte läbi. Eks tema ole Puussepp, Maarja poeg, Jakoobuse ja Joosese, Juuda ja Siimona vend. Ja eks tema õed ole siin meie juures. Ja nad pahandusid temast. Pane tähele seda fraasi. Pahandusid. Nii-öelda nendele ei meeldinud, nendele ei sobinud see, kuidas Jeesus nii-öelda, mida ta jagas või mis ta tegi ja kui nad vaatasid ka tema tausta ja tema nii-öelda backgroundi nagu, siis kuidagi neile ei meeldinud see asi ja nad lihtsalt pahandusid tema peale. Ja siis vaata, mis ütleb Jeesus selle kohta. Aga Jeesus ütles neile, ta adresseeris seda otseselt. Prohvet ei ole mujal autu kui oma kodukohas ja oma sugulaste seas ning omas majas. Nüüd selgitan selle igaks juhuks lahtisele. Mis see tähendab see väljend? Jeesus oli ka prohveti ametis, muuseas. Jeesus on üks väga huvitav näide tegelikult piiblis. Piibel räägib meil Efesuse kirjas 5 erinevast teenimisametist. Seal on siis apostel, prohvet, evangelist, pastor, mis meil veel oli? Mis asi? Õpetaja ka veel. Ja see järjekord vist on seal, mis iganes, võib-olla teistmoodi. Aga nüüd Jeesus tegutses tegelikult kõigis nendes 5. Nüüd tänasel päeval ükski inimene ei ole niimoodi sellises komplektis kõigis 5 tegutsemas. Enamasti on siis kas see inimene ühes ametis või vahete vahel on ka vahest 2 ametis. On näiteks pastor, õpetaja või midagi sellist, vahest on võib-olla teised kombinatsioonid ka. Võib-olla evangelist ja pastor. Aga nüüd Jeesuse kohta siis ta ütleb, et prohvet ei ole mujal autu, ehk siis et teda ei austatud kus kohas? Selles samas kodukohas. Kas pole nii? Nüüd pane tähele, mis on järgmine fraas. Ja ta ei saanud. Kas sa nägid seda, mis see moodi on kirjutatud? Vahest mõni inimene tahaks lugeda ja ta ei tahtnud. Ja ta ütleb, ja ta ei saanud. Jumala poeg. Ja tema kohta on öeldud, ei saanud. Ma tean, mõne inimese teoloogia lammutab see totaalselt ära, aga see on piiblis sees. Ja see ei ole valesti tõlgitud. Sa võid lugeda teisi tõlkeid, ütleb põhimõtteliselt sama. Ei saanud seal teha ühtki muud vägevat tegu, kui ainult panna oma käed väheste haigete peale ja terveks teha. Mõned tõlked toovad ka välja, et just sükeste väikeste või lihtsate haigustega inimesed said terveks. Ja ta ütleb, ja ta pani imeks nende uskmatust ja tema käis läbi ümberkaudsed külad ning õpetas. Nüüd see sama kirja kohta annab tegelikult diagnoosi sellele inimeste grupile, kes seal kohal olid. Miks Jeesus ei saanud seal imesid teha? Ja ma näen siin 2 elementi selles, mis on väga olulised. Esimene oli see, et nad ei austanud Jumala sulast. Ja mõni öelda, et Jumala sulase austamine. No mis sellel Jumala austamise või Jumala kartmisega pistmist on. Ja jäta korra siia järg vahele, ma tulen siia tagasi. Kes see siin? Ma vaatasin seda, et ma mõtlesin, et mul on märkmetes. Ma pean lihtsalt mälu järgi tsiteerima. Nüüd evangeeliumites on üks kirjakoht, mis räägib sellest, et kui sina võtad vastu Jeesuse, siis sa võtad vastu ka Jumala isa, kes on nii-öelda tema üle. Ja kui sa ei võta teda vastu, siis sa hülgad sellega ka Jumala isa. Ehk siis viidates sellele tegelikult, et kui sina hülgad selle Jumala sulase ja ei austa teda, siis sa sellega ka hülgad Jumala, ka mitte teda austades. Miks pärast? Sest kui Jumal on pidanud oluliseks seda Jumala sulast ja andnud talle sõna rääkida, sest Jumala sõnale räägib sõna, Jumala sõna, siis sa tegelikult oled andnud sellega ka hinnangu ka Jumalale. Tema mitteaustamine tähendab ka Jumala mitteaustamist.
Nüüd see ütleb ka jumala kartuse puudumist täpselt samamoodi. Ja nüüd, kui ma lähen siia tagasi tegelikult selle loo juurde, siis nende diagnoos, ma olen siis tagasi uuesti Markuse 6. peatükis, oli siis see, nad ei austanud ja neil ei olnud jumala kartust selles situatsioonis. Ja nende usk oli ka sellepärast nõrk ja imed ei saanud toimuda. Nüüd see on tänasel päeval täpselt samamoodi tegelikult, kui me tahame näha imesid ja tunnustähti oma koguduses, oma enda elus toimumas ja sündimas, siis meil on vaja jumala kartust. Amen. Ja amen. Me ei saa nii-öelda kõike arvata ja kõike öelda ja kõike rääkida. Mõned inimesed näiteks peavad seda väga tavaliseks, kui nad kogudusest on nii-öelda lahkunud ja vahetevahel, nüüd ma ei tea, ma ei ole sinu autos käinud, kui sa oled autojuht või iganes, aga vahetevahel mõned inimesed kogudusest lahkuvad ja siis hakatakse arutama seda jutlust ja mitte niivõrd selles mõttes, et nagu jumala sõnast uuesti midagi rääkida, vaid hakatakse hinnanguid andma jutlustajale. See ei meeldinud, miks ta seda ütles ja miks nii ütles ja see. Mis asi see on? See mitte austav hoiak jumala sulase suhtes ja see on ka mitte austav hoiak jumala suhtes. Ja see võib sinu elus blokeerida väga paljud asjad, mis jumal tahab sinu elus teha. Sellepärast sa pead panema sihukesele asjale stopp. Eriti see, kui me räägime perekonnast näiteks, siis kodus võib-olla ühel poolel või teisel poolel on ahest mingisugune harjumus või tahab kritiseerida või halvustada või anda hinnanguid jutlustajale või jumala sulasele. Pane sellele stopp. Siin me praegu lõpetame selle. See ei ole meie ülesanne. Kui meil on vaja selle asjast paluda, Jumal, sina tegele selle asjaga, me usaldame sinu asja selle kätte, aga me ei hakka sellele hinnanguid andma, me ei hakka sellega kritiseerima. Amen. Meil oli endal isegi üks situatsioon mingi aeg tagasi, päris mitmed aeg, ma ei hakka kõiki detaile mainima, kuidas see tähtis, aga ja üks jumala sulane, kellega me kokku puutunud mingil ajal ja me hakkasime ka oma vahel nagu rääkides kritiseerima ja natukene hinnanguid andma ja halvustama ja ütlema seda ja teist ja kolmandat selle kohta, mitte küll avalikult oma vahel rääkides. Ja jumala vaim adresseeris seda väga selgelt. See ei ole õige. See ei ole teie meelevalla, see ei ülesanne, teil pole õigus sellega tegeleda ja me parandasime meelt selle asja suhtes ja lõpetasime ära selle. Nüüd tehniliselt meil võis olla isegi niinimetatud õigus. Selles mõttes, et see, mis me arvasime või mis me mõtlesime, et see, kui piibli valguses vaadata, siis see oleks täpselt nii ja naa. Aga iva on selles, me peame teadma seda, kus on meil õigus suud lahti teha ja kus mitte. Kui mina oleks vaimulikult kellegi üle, siis ma pean võib-olla seda inimest privaatselt või vahest ka isegi avalikult korrigeerima. See on teine teema ja selles ei ole midagi valet. Aga iva on selles, kui mul ei ole seda meelevalda antud, seda kohta antud, siis mul tuleb suu kinni hoida ja kui ainus, mis võin teha, on tema eest palvetada. Amen. Ja kui sina näed ka võib-olla mingit probleemi või mingit asja üles kerkinud ja miski vekitab sinus rahulolematus, siis seesama suhtumine peab olema väga selgelt paigas. Sa küsid, aga mis ma siis teen, kui tuleb välja näiteks, et pastor on mingi sihukese väga suure jamaga või käkiga hakkama saanud, siis selleks on oma reeglid. Amen. Küsid, mismoodi? Alati võib pöörduda koguduse juhatuse poole lausa, kui asjad on väga tõsised. Amen. Ja ka meie üleval olevate pastorite poole. Amen. Aga üks asi on ka see, et kindlasti tuleb sellest paluda ja tark ei ole ka otse inimesega rääkida ja suhelda. Võib-olla sa ei tea sellest valesti aru üldse või mis iganes. Et see on sihukesed tarkust tegelikult, et me peame järgima seda, mis Jumala sõna on andnud meile eeskujuna. Amen. Ja Jumala kartus kui selline on asi, mis loob keskkonna, kus toimuvad imed. Ja selle kartuse puudumine kõrvaldab imed tegelikult. Jeesus ei saanud imesid teha, mis keskkonnas, kus puudus Jumala austus ja Jumala aukartus. Nad olid nagu nad andsid hinnanguid Jeesusele, nad nii-öelda oma vahel plärisesid ja arvasid ja mõtlesid ja mis iganes ühte ja teist ja imed ja tervenemised jäid ära. Sageli ütleme ka kogudustes võib olla just niisugune halvustav, kritiseeriv hoiak ja mõned inimesed küsivad, miks selles koguduses imesid ei juhtu. See on sageli see sama põhjus, miks neid ei juhtu. Ja kui see ei muutu, siis ei hakka sealt kunagi toimuma need asjad. Inimesed ei saa sellisest kogudusest terveks, kus on üks tagarääkimine, kritiseerimine, halvustamine. Miks pärast?
see küsimus ei ole ainult nende inimeste pärast, keda halvustatakse või kritiseeritakse, vaid see on Jumala pärast, kelle jaoks on Jumala sulased olulised. Aamen. Ja amen, ma tean, see on tõsine teema ja võib-olla kogu aeg sai hõiska, halleluuja, aga see on seesama, et üks tarkus selle teemaga seoses, see ei ole üldse halb. Piibel ütleb, et me peaksime katsuma läbi oma südame. Amen. Ja me ei peaks elama ühes hukkamõistus. Me peame aru saama näiteks sellest, kui üks kristlane tuleb kogu aeg Jumala ette palves ja alustama palvet sellega, Jumal, anna andeks mulle minu teadmatud ja salajased patud ja äkki ma olen seal pattu teinud ja äkki ma olen toda pattu teinud ja anna need mulle andeks. Ei, sedasi ei peaks alustama oma palvet. Küsid, no äkki ma olen pattu teinud. Nüüd Piibel ütleb, et kui te oma patud tunnistate, mis asi see räägib sellest, et sa oled teadlik nendest asjadest, sa mõistad ja püha vaim on see, kes võib-olla on juhatanud või su süda annab sulle selgelt märku, see oli vale. Nüüd sa parandad selle asjast meelt, tunnistad selle asja ülesse ja nüüd see asi on korda seatud, sulle on andeks antud, sa oled puhtaks pestud ja sa ei tule järgmine kord sellega uuesti jälle Jumala ette. Aga see patt, mis ma siis tegin aasta tagasi ja mis iganes, kui sa oled sellest meelt parandanud, siis Jumal ei mäleta seda ja sina ära ka mäleta seda. Amen, ta ütelnud, kus koht ta on pannud mere sügavustesse, siis ta on unustanud, ta ei tuleta meelde sulle neid asju. Amen. Ja kui ta on mere sügavustesse pannud, siis sina ei tohi minna sinna kalastama ka. Amen. See on Piiblis olemas, meil see viimane fraas ei ole, aga see väljend, et ta mere sügavuses on. See on minu tõlgitsus. Aga nüüd tuleme tagasi selle juurde. Kui sa lähed Jumala ette, siis sa võid julgusega tema ette pinna. Amen. Ja sa ei pea kogu aeg oma ühe hukkamõistu ja süütundega minema tema ette. Aga nüüd teise külje pealt, nagu öeldakse, Piibel ütleb, et katsugu läbi oma südame. Ja nii-öelda me peaksime ka, nagu öeldakse, vahest heitma enesele väga tõsise hinnangu mõningates asjades. Mille läbi just, kui Jumala sõna räägitakse ja siis, nagu öeldakse, meid ei blokeeri seda ja esitame enne selle küsimuse, Jumal, kas on midagi, mis mina peaksin oma elus ja käitumises muutma selle asja suhtes. Ja sa oled valmis selleks, et Jumal võiks sind ka korrigeerida. Vahetevahel inimestena, ega see väga mugav ei ole ja me väga alati ei igatse, aga korrigeerimine ei ole halb asi muuses. Sa võib-olla, nagu öeldakse, saad sellest aru sageli ajalise nihkega. Nagu ma olen seda kunagi rääkinud. Ma mäletan, kui ma olin kunagi teismeline, kujutad ette, ma olin ka kuskil, mis iganes, 15 aastat mingi taolist. Ja siis minu mõte, nagu öeldakse, enda vanemate suhtes on ikka nii kuidagi nii vanad ja asjadest üldse ei mõista aru ja üldse noorte asjadest ei saa aru ja noorte muusikast ei jaganud midagi ja üldse, nad ei saa üldse nendest asjadest aru. No, ma päris rumalad või lollid ei julgenud öelda nii palju, aga mul kõige austust oli selles mõttes oma vanemate suhtes, aga see oli alltekstis nii-öelda sees, nad ei jaga asjadest midagi üldse. Ja siis ma sain kuskil, võib-olla mingil hetkel kuskil 20-seks, siis ma hakkasin vaatama, mõtlesin, kuidagi nii targad on ja kuidagi nii palju teavad ja igas asju mõistavad. Ja nüüd iva ei olnud selles, et nemad olid hirmsalt tarkust juurde kogunud vahepeal selle peale, vaid hoopis minul oli midagi kohale jõudnud. Ja ma olin õppinud seda, et tegelikult ka korrigeerimine ei ole halb. Amen. Ja see, et mul on midagi sellest õppida, kui midagi mulle öeldakse, midagi peaks muutma, sest et saad aru, ka kui Jumal meid korrigeerib, siis tal on palju kaugem eesmärk. Tema eesmärk ei ole sind halvasti tundma panna, vaid tema eesmärk on see, et kui sa kõrvaldad selle probleemi, siis see toob sinu ellu ühe lahenduse. Sa kõrvaldad selle asja, mis on valesti sinu elus ja selle võid selle tõttu, mida täitis terveks saada. Sinu vajadused võivad täidetud saada. Sa saad õige tarkuse ja juhtimise asjadest, sest sa kõrvaldasid selle probleemi, mis oli takistuseks. Ja selleks on vaja vahest mida korrigeerida midagi. Amen. Ja sellepärast ka, kui see teema sind korrigeerib, siis ära suhtu sellesse kuidagi halvasti. Ära lahku solvununa, pahasena või kuidagi torgib minu asju jälle. Ei, vaid tee üks järeldus, okei, isa, ma tahan muutuse teha, ma tahan, et see Jumala kartus võiks kasvada minu elus. Amen. Amen. Ma tahan ühe asja siia veel lõppu panna. Ma otsin uuesti selle kirjakoha välja, see oli kõige esimene, millest ma alustasin. Lauluraamatu 34. laul ja 12. salm. Ta
ta ütleb, tulge lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Jehova kartust. Ma tahan, et me juba oleme seda kuulnud ka ja ma usun, et sa oled saanud seda, aga et sa paneks oma südame valmis, et sa võiksid seda ka õppida. Amen. Ja paluda seda ühe nii-öelda asjana, kui Jumal tahab seda anda meile, järelikult me võime seda ka paluda. Amen. Ja lihtsalt ka vabas vormis minuga koos lihtsalt ja isa, ma palun, et sa annaksid tõesti meile, õpetaksid meile Jumala kartust. Isa, et me õpiksime seda nägema ja muutma oma elus käitumismalle, hoiakuid, suhtumisi, et asjad, mis me teeme ja mismoodi me teeme, isa, et sinu kartus oleks meid motiveerimas. Ja isa, et me võiksime näha muutusi oma eludes. Isa, et me võiksime näha, et meil ei oleks mitte millestki puudust. Isa, et me võiksime näha, et meil on kõike rohkesti. Isa, et me võiksime näha õnnistusi, me võiksime näha ka tervist ja sinu üleloomulikku kaitset oma elus. Tänu sulle, isa, üleloomulikku kaitset. Halleluuja, halleluuja. Üks asi, mis mul kerkis praegu just üles sellega seoses. Halleluuja. Halleluuja. Kurat on see, kes tahab tulla hävitama ja varastama. Ja Jumala plaan ei ole kunagi, et sina, nagu öeldakse, satuksid õnnetustesse. Amen. Mõni ütleb, et aga vahest inimestel on juhtunud ju sellised asjad. See on väga oluline asi, et sa muudad oma tunnistuse. Ikka võib juhtuda. Ei või juhtuda. Isegi kui ta on juhtunud, sa pead muutma oma tunnistuse ja kurat on see, kes tahab tuua hävitust ja hävingut. Mis iganes laadi õnnetused on see, alustades kas või isegi komistamise ja kukkumisega. See ei ole Jumala plaan sinu jaoks. Amen. Sa ütled, aga tavapraktikal see alati ei pruugi nii olla. Me ei toeta oma usku tavapraktikale, vaid sellele, mida Jumala sõna ütleb. Ta ütleb, ei taba õnnetus sind ega lähene häda sinu telgile. Ja ta andume inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil sinu teedel. Amen. Järelikult sa ei peaks komistama ega kukkuma. Ja nüüd üks asi vaete vahel, sul on vaja kasutada ka oma meelevalda. Näiteks meil oli ka siin mingil 3-4 päeval järjest veel olid mingisugused kukkumised. Mina kukkusin redeli pealt alla, mitte väga kõrgelt, kiitus Jumalale. Siin võib-olla käe on natuke isegi näha, võib-olla kergelt sinakas oli tal lihtsalt käega pläraki maha. Aga erinevad asjad nii-öelda juhtusid mingi 2 päeval ja me saime aru, me ei saa selle asja lasta jätkuda enam. See peab lõppema, see on kurat, kes on tulnud mis iganes olukordi sättima ja korraldama ja Jumal tahab hoida nii sind kaitse all ja ka sinu vara. Piibel räägib sellest, et ka Hiobi ümber oli ehitatud aed. Ja see oli vaimne üks aed ja kogu tema vara ja kõik oli hoitud. Aga nüüd me näeme tegelikult Hiobi raamatus, ta hakkab pidevalt korutama Jumala ette tuues mingisugused ohvreid. See oli võib-olla tema ajal oli see okei, aga just seesama ta ütleb, et äkki rääkides oma poegadest, äkki nad on nii-öelda nagu pattu teinud ja Jumalat neednud. Ja selles ei ole mitte mingisugust usku, selles ei ole mingit teadmist selle suhtes, vaid selle taga on tegelikult hirm. Ja ta korutab kogu aeg äkki ja äkki. Ja tegelikult vahest mõned inimesed, kes korutavad kogu aeg äkki ma olen pattu teinud, tegelikult toidavad ennast hirmuga. Hirmuga just ka, seesama hukkamõistu meelsus, et see hirm saab üles ehitud inimeses. Äkki ma olen ikka pattu teinud ja äkki ma olen pattu teinud, äkki Jumal ei kuule mind ja äkki Jumal ei kaitse mind ja äkki Jumal ei tee seda ja teist, Jumal ei aita mind ja Jumal ei tervenda mind ja mis äkki. Ja inimene kogu aeg korutab seda oma palves ja ta ehitab oma elus ühe hirmu ja tegelikult see mitte hirmu ehitab, aga tõmbab tegelikult selle aia enese elu ümbert maha, mis juhtus ka Hiobiga. Ja me näeme, kuidas kurat tuli ja lammutas ja tabas tema tervist, tema vara ja isegi ka tema lähedasi. Nüüd sul on võimalik see aed üles ehitada, panna stopp hirmule. Näiteks üks asi, kuidas kurat võib ka tulla. Mõnel inimesel on seesama just, et sul on mingisugused haiguse sümptomid, mis iganes laadi. Ja esimene mõte on, äkki see on see hirmus haigus, äkki see on see hirmus haigus, äkki see on see asi sul. Vahest keegi inimene on lugenud isegi võib-olla kuskilt internetist midagi taolist, mingit diagnoosi või mingisugused sümptomeid või asju. See on teine asi. Mis asi see on? Kurat üritab sulle hirmu sööta ette, et sa hakkaks seda mõtlema ja seda ka uskuma ja laseks enesele lõpuks üle tulla. Ütle julgelt, Jumal on minule andnud tervise, selle sama asja vastu kohe konkreetselt. Ära kirjuta selle alla, ära hakka selle üle mõtisklema. Äkki see on teine või iganes. Ja pärast tuleb välja, et oli mingisugune lihtsalt mingi külmetus või nohu ja said sellest terveks asi korras.
ära lase, kui see kurat üritab asja ehitada endale sinu elus väga suureks ja tegelikult kasutada ühe uksena, et pannagi lõpuks see haigus sulle. Mõtleb, et aga see ju tuligi lõpuks. Hiob ütles ka, see, mis ma kartsin, see sündis mulle. Kartsin, ta avas ka ukse, ta sai sellest hiljem aru. Et me peame ka panema stopi ette, kui hirmu söödetakse sulle ette ja käiakse välja, pane sellele stopp. Mismoodi? Jumala sõna öeldes, kuulutades välja Jumala sõna. Amen. See lihtsalt kerkis mul üles praegu ja nagu öeldakse, julgelt seisa, sa oled kaitstud, sa oled hoitud, võta 91. laul ja käi Jumala kartuses samamoodi. Amen. Ja sa ei pea olema ei õnnetuste ega hädade poolt lükatud ega tõmmatud, ükski haigus ei pea sulle külge hakkama, sellest räägib ka 91. laul. Amen. Kiitus Jumalale. Amen. Aga nagu mina ikka teen, lõpetame siin, ole õnnistatud ja näeme siis järgmistel koosolekutel.